teile. Seega töötame. 1, 2, 3, töötab. Nüüd me jõuame kõige olulisema, miks me selle ürituse täna tegime. Et siiamaani on tegelikult inimesed ise nagu oma enesetarkusest midagi uurinud ja kuulanud ja mõtelnud ja ega ju täpselt ei tea, kas üldse õige jutt on, mis me siin räägime. Aga kui tõesti mingi info hakkab korduma, siis see on tõenäosusteooria, et midagi on õiget. Aga tõepoolest, meil on täna siia kutsutud siis volikogu liikmed, kes said tulla. Ja tegelikult ongi see nagu mõte selles, et me alustaks nüüd siis ametliku diskussiooniga volikoguga ja kuulaks ära, mis on siis nende mõtted, et kuidas me oleme sellesse olukorda üldse jõudnud, et võib-olla alustame siis kõigepealt sellest, et kui toimus see üldplaneeringu arutelu, et mis infot meil siis üldse oli? Kes alustab mina? Tere, Elar Niklas ja täpsustan, et ma ei ole volikogu liige, olen vallavalitsuse liige, küll volikogusse ka valitud. Jah, ma arvan, tõesti paslik on minna ajast tagasi sellesse üldplaneeringu aega, mis tegelikult algatati see ju 2018, kui ma ei eksi, ja kehtestati päris palju aastaid hiljem. Vahepeal oli olnud COVID ja kõik muud lood ja üldplaneeringu ajal tegelikult see pilt, mis Eestis üldse oli taastuvenergia ja tuuleenergia valdkonnas ja see pilt, mis avanes ka Türil, kui üldplaneeringut tehti ja tehti seda tuuleparkide analüüsi, oli hoopis midagi muud. Tegelikult see lõik, kuhu üldse oli võimalik midagi planeerida, oli väga väike, see käis ka siin eelnevatest ettekannetest läbi. Ja tol hetkel oli poliitilised suunised selles mõttes ju riigi tasandilt olid sellised, et kohalikud omavalitsused ja samamoodi ka Rahandusministeerium, kelle all tol hetkel olid planeeringud, olid sellise suunise nagu välja andnud, et te peaksite ikkagi mõtlema ja vaatama, kuidas te panustate nii-öelda sellesse kesksesse eesmärki, mis Eesti riigil on, eks ole. Aga kui me jõuame tänasesse päeva, siis selle aja jooksul on väga palju muutunud. Ma arvan, ka see, mis on siin välja toodud, see energia arengukavast riigi poolt tehtud, toodi välja see, et meil on väga palju planeeringuid ja puudub nii-öelda ühtne arusaamine või ühtne pilt sellest, et kui palju me tegelikult tuuleenergiat ja tuuleparke vaja on äärmiselt oluline asi, millel peatuda. Ja ma arvan, et see põhjus on ka see, miks olen ka mina märganud nii volikogudes, kohalikes omavalitsustes, kui ka avalikkuse huvi selle teema vastu on tunduvalt suurem ja inimesed on valmis tunduvalt sügavale minema ja tulnud rohkem ka ise selle teema vastu huvi tunnevad ja uurivad. Et ka mina tegelikult igapäevaselt vallavalitsuses ei tegele sugugi majandusküsimustega, aga need teemad on samamoodi jõudnud ka minu lauale ja samamoodi ka minu teadvusesse, et me ei saa päris kõrvale vaadata sellest, et kuhu me täna selle valdkonnaga jõudnud oleme. Et toimub hästi suur üleplaneerimine ja puudub selline üleriiklik ülevaade, mida meil tegelikult vaja on. Ja kui me räägime kohalikust omavalitsusest, siis nagu sõnagi ütleb, et olla kohaliku huvi väljendaja, olla kohaliku nii-öelda avaliku arvamuse väljendaja, siis ma arvan, et on täiesti mõistlik, kui volikogu, kui kohalik omavalitsus on ka valmis ja võimeline vaatama oma otsuseid või oma suundasid üle vastavalt sellele, milline on hetkeolukord, milline on avalik arvamus. Avalikust arvamust oli siin ka juttu. Ma arvan, väga suur avaliku arvamuse näitaja on see, et sellised kohtumised näiteks toimuvad planeeringute protsessis. Et ma arvan, et siin on kindlasti mida volikogul ja kohalikul omavalitsusel kaaluda. Võib-olla, et ma ise seda eetret täis ei räägiks, siis ma oleks võimalusega teistele natukene oma arvust jagada. Mis su seisukoht on? Minu seisukoht on see, et me peaksime, miinimumprogramm on see, et me peaksime peatama hetkel nende planeeringute koostamise. Et tegelikult juriidilisi võimalusi on selleks erinevaid, aga see on puhtalt minu enda isiklik hinnang. Tegelikult, nagu siin ka ennist räägiti, need, kes lõpuks otsustavad, on kohaliku omavalitsuse volikogu. 23 volinikku meil on, see on kindlasti teema, mida poliitilisel tasandil väga palju arutatakse.
ja ka volikogu, nagu te kuulsite, järgmise volikogu päevakorras see teema on. See kindlasti tuleb põhjalikule kaalumisele. Palun küsimus. Oletame, et kui praegune volikogu võtab otsuse vastu, teoreetiliselt enne valimisi, kas uus volikogu võib siis tühistada selle otsuse? Teoreetiliselt. Nüüd küsimus on, millisest otsusest me räägime. Oletame, et praegune volikogu ütleb, et tühistame, tulevad valimised, tuleb uus volikogu ütleb, me jätkame. Teoreetiliselt. Selles mõttes, et kui otsustatakse näiteks, ma ei tea, planeeringud lõpetada, koostamine lõpetada või siis planeeringud jätta kehtestamata, kui need valmis on, siis igal ajal võib kohalik omavalitsus algatada uusi planeeringuid. Et selles mõttes see on kohaliku omavalitsuse pädevuses. Ta võib seda iga hetk, iga koosseis võib seda teha. Ehk siis siinkohal taaskord, nagu ennast öeldi, et ma arvan, et iga üks, kes sügisel kohalikele valimistele läheb, peaks sellelt isikult küsima, et milline tema nägemus sellest energeetika valdkonnast kohaliku omavalitsuse vaatest on. Et otse loomulikult see on puhtalt omavalitsuse pädevuses neid algatada. Muidugi üks selline oluline asi, mida teada, mis täna ka juba riigi tasandil välja tuleb, et kuna ka kohalikes omavalitsustes avalikku arvamust on väga palju väljendatud, kohalikud omavalitsused on hakanud oma kas arvamust muutma või on seal toimunud võimupöörded, mis iganes, koalitsioon on muutunud, siis näiteks üks arendaja on pöördunud riigi poole just sellega, et riik võtaks planeeringu üle. Ja siis tegelikult võib riik algatada riigi eriplaneeringu kohaliku omavalitsuse territooriumil ja seda protsessi ise juhtida. Et see on ka üks võimalus, mida riik võib otsustada juhul, kui kohalikud omavalitsused sellisel määral kaasa ei tule, nagu seda riik näiteks sooviks. Aga kas riik saab endale lubada, et kui ta alustab ühe maakonna või selle valla piires eriplaneeringu, et siis on probleemiks on selle suure vaate kadumine ju, et iga vald on killustunud, kas on võimalik, et riik algatab igas vallas killustatult eriplaneeringu niimoodi, et jääb tagamata see suur vaade, kumulatiivsed regionaalsed mõjud ja nii edasi? No riigi eest me rääkida ei saa. Ei, me lihtsalt arutame praegu teie arvamus. Kui me arutame, ma arvan, et miks üldse riik praegusel hetkel analüüsib ja võib-olla isegi kaalub seda varianti, riigi eriplaneeringu varianti, ongi just sama, et ütleme, võtame 4-5 aastat tagasi Eesti, siis neid kas juba algatatud tuulepargi planeeringuid oli niivõrd vähe ja nad olid niivõrd killustunud, et tegelikult nad üksteist väga palju võib-olla isegi ei mõjutanud. Ja täna me oleme jõudnud olukorda, kus neid planeeringuid on väga palju. Me näeme, kus on mitme omavalitsuse piire need ületavad, eks ole, kus meil on inimesed, kes näiteks elavad Türi vallas, aga neid mõjutavad näiteks, ma ei tea, Põhja-Sakala või mõne teise omavalitsuse planeeringud. Et neid olukordi hakkab tulema järjest rohkem. Ja teine asi, mis on väga oluline, on esimesed nii-öelda pöördumised kohtusse täna arendajate poolt näiteks. Et me teame omavalitsusi, kus planeeringute näiteks algatamata jätmise tõttu on mindud arendaja poolt kohtusse ja ma arvan, et kui hakkavad sealt ka tulema kohtulahendid, siis ka see hakkab mõjutama väga palju seda, ütleme ka riigipoliitikat näiteks. Jah, Aili Artur, kuidas teie näete seda, et ühelt poolt on volikogu roll, aga teiselt poolt ka lihtsalt inimlikul tasandil, et kuidas te olete selles protsessis olnud, seda kuidagi enda jaoks teesinud, et kuidas teie seda teemat näete? Ma võib-olla annan kõigepealt Arturile mikrofoni sellepärast, et kui see üldplaneering praeguse volikogu koosseisu ette tuli või see protsess muutmiseks algas, et siis see puudutas Käru piirkonda päris kõvasti, et Artur on sealt. Ja tervist, et mina olen Kolust, mitte kaugeliselt. Käru jääb järgmiseks külaks, suuremaks külaks. Ja Kärus üldplaneeringu muutmine, tuulealad ja kõik need muud asjad, siis ütleme nii, et ega volinikuna selle planeeringu loomise juures mina ei olnud. Aga kuna ma olen ka majandus- ja turvalisuskomisjoni esimees ja eelmine aasta, mis siis lahti läksin erinevad variandid, siis ma ütleme nii, et volinik peab olema ka teatud mõttes nagu nuhk-Albert, et saada seda informatsiooni, ja muidugi olema piisavalt konservatiivse mõtlemisega, et mis on pläma ja mida sulle täna üritatakse jälle maha müüa. Minu see tuulikute osa hakkas üldse pihta eelmise aasta, aktiivne osa hakkas pihta see novembrikuu volikogus, kus meil Vindor üritas sisuliselt ennast maha müüa, et nii volinikud, meil on jube hea business, võtke asjast osa, teeme ära. Aga nüüd Käru osas on see, et reaalsus on see, et see sama, mis see
täna see testmast, mis tegelikult paistab veel Koluküla keskel ilusasti ära pilgu peal, ilus punane vaadata, seapukist vaadata, ise ka jahimees ja üks täht jälle juures. Minu jaoks jääb nagu jätkuvalt segaseks kõik see asi, et kui ma loen need erinevaid mõjude hindamisi ja seda ma küsisin Vindorilt, mida ei osanud vastata, ütles, et kõik on jama ja siis, et seal üks rida ikkagi on, et loodust kaitstakse, kõik räägivad sellest, ilus tore. Olen ise ka metsanduse lõpetanud, õppinud looduskaitset. Aga need planeerivad projektid, mida täna on tehtud, mis on lauasahtlis, mis käivad kuskil teisi radamisi. Kolukülas on seal samas väike konnakotka pesa. Ma ei tohi oma metsagi minna 15. märtsist 31. augustini ja siis te panete mulle selle valge posti sinna nali ju. Varsti läheb nuhtuseks. Ma saaks aru, et riik teeb asju nagu riik peaks tegema. Ja meil on mingisugune, ma ei teagi, mis tänapäeval ei tohi värve öelda, muidu hakkavad halvasti mõtlema. Ma ei ole otseselt energia vastu. Meil kõigil on seda vaja. Aga kui neid asju aetakse nagu nii umbes, et keegi hommikul loeb mingisugust Lõuna-Aafrika meili, et kuulge mehed, teeme homme hommikul siuksed triki, vaata, mis lollid teevad, siis täna kahjuks asi niimoodi paistab. Räägitakse siin valimistest ja kõigist muudest asjadest. Me võime ka jutelda siin, et oi, huulikud on juba vaad asjad, meil üldse ei sobi, lugege mu huultelt. Peale valimisi saate teada, mis ma tegelikult mõtlen. Aga probleem ongi see, et ma olen ise ka siin samas elan, kasvatan natukene põldu, natuke metsa, lapsed kasvavad, proovige mulle see oma maha müüa. Siis garantiid nagu ei ole, et lugege mu huultelt. Garantii, me teeme liikluskindluslepinguid, ega see ei tähenda seda, et sul kõik otsa ei sõida. Ma räägin valimistest, kui sa mainisid valimisi, et valimised siis seda usaldada saad ja garantiid, et kuidas keegi siis edasi toimetab. Ma ütlengi seda, et seda garantiid ei saanud ei mina, selleks vist ei saa isegi kuskil. Garantii on see ees sõnast, siis ärgas arvest, see on garantii. No, kui te olete volikogu ülekandeid vaadanud, siis ma arvan, et nii mõnigi siin saalis teab, kuidas minu sõna on. Sellega mina võin oma selja sirgu ajada. Aitäh! Mina ka väga soovitan vaadata volikogu ülekandeid. Mina olen neid 2 korda nüüd jälginud ja ütleme, et tasub vaadata eriti praeguste teemade valguses ja sel neljapäeval on järgmine see otse ülekanne ja sealt näeb siis emotsioone ja kõike ja väga soovitan lihtsalt. Siis sealt õpib nägema ka keda usaldada. Ja keda välja hääletada. Igatahes Aili Avi olen mina ja võib-olla kuna te ei pea mind tundma ja üldse, et miks meie võtsime selle kutse vastu, et üks asi, inimestena me elame siin, see on meie kodu, teiselt poolt me olemegi volikogus, ma ei tea, mitmendat koosseisu Artur, aga esimest, siis oled noorukene. Et mina kunagi Türile kolides teadsin väga täpselt, miks ma siia tagasi kolisin, et ma olen sündinud ka siin ja miks ma siin elan ei ole muutunud. Ja volikogus 3. koosseis lõpeb praegu, eks ju. Ja olgem ausad, et mingi asi sellel pildil, mis te siin nagu koos meiega siin oleme, eks ju, et teeb mind rõõmsaks ka. Et ma olen nagu poliitikast ajunud sellist huvitavat asja, et mis te trügite sinna ja mis te seal teete ja kurat, ma tahaks vahepeal nagu vanduda, et kas see on nagu mingi kingitus, et ma tulin siia nagu enda eest seisma, sest mulle tundus, et keegi seisab mu eest või minu vaadete eest. Et ma väga palun, et kui tulevad järgmised kohalikud valimised, et muutke see suhtumine ära, et umbes, et las teised teevad ja poliitika pole minu jaoks ja ma ei viitsi tegeleda seal, pläägutada seal ja et see on alandav meie jaoks, kes me näiteks iga nädal paneme, ma ei tea, 10 tundi sirget ära, kes me komisjone juhatame, et me teeme seda tööd, eks. Ja see on suur vastutus ka, olgem ausad, ja see vastutus on ka see põhjus, miks ma Eerikule kohe jaa ütlesin, et muidugi ma tulen, et see on nagu lihtsalt asi, mida peab tegema. Aga teiselt poolt võib-olla ka lihtsalt, et te saaksite aru, kes istuvad volikogu laua taga. Seal istub 23 inimest ja nad kõik annavad midagi, mingid väärtuseid
ja kui mõelda nagu kellena ma seal olen, kas õpetajana, noorsooteemad, eks ju, ma olen kirjandusõpetaja. Või olen ma hoopis selline kogukonna eest seisja, Türi Konnamaja, eks ju, on üks minu pesa, kus ma toimetan ja võib-olla selline üritus nagu rohevest, mis tähendab rohevestlusi, et me päriselt vestleme kogukonnaga läbi ja nüüd juba 7. aastat, eks ju, et mis on need olulised kestlikud teemad. Ja ma võtaks siia juurde võib-olla ühe sellise suure fookuse, mis on tulnud välja selle sama tuulikute teemaga. Et me kogu aeg küsime, et kas ja kuhu ja kui siis, et miks mitte üldse nagu ehitada ja nii edasi. Me arutame mingid natuke valesid teemasid. Et kui me küsiksime üldse selle tarbimise kohta, mille pagana pärast me tarbime varsti 3 korda rohkem energiat, eks. Et me peaksime arutama hoopis kestlikumaid küsimusi, et kuhu see energia meil läheb ja kas meil sealt kõike on vaja ja et me ei aruta üldse teemade üle, mis on mõistlikud või talupoja mõistlikud, eks. Et kaotame ära keldrid, meil on külmikud, on ju. Teeme endale mingid sellised ventilaatoritega majad, topsikud väljaspool seina ja siis Euroopa Liit veel toetab seda, et kaotage oma pliidid ja ahjud ka ära, lõhkuge välja, et saate siis toetust ja kõik teevad, eks ju, kes vähegi saavad aimu, et sealt tuleb natuke cash'i, on ju. Minge metsa, kuulge, et kui sul on puuriit õues ja pliit on sul toas, sa kütad selle maja soojaks, on ju, et me natuke mõtleme juba ka mingites täiesti X väljadel. Ja kui mina küsin enda käest, et miks see tuugenite teema mulle ei istu, mitte ükski argument ei ole minu jaoks seni olnud argument. Ja kas te teate ka, et siin Kristo mainis seda demagoogiat. Meediaõpetajana ka ütlen, et inimesed tajuvadki demagoogiana seda, mis ei toeta tema enda uskumusi ja argumendina tajuvad nad seda, mis toetavad tema uskumusi, eks. Et siin on nagu võib-olla vahel endalt ka vaja küsida, et mis see minu jaoks argument on ja äkki see on hoopis demagoogia, mis mulle sobib, eks. Et kriitiliselt mõelda ja ma olen sellepärast õpetajana väga uhke, et ka oma õpilastega me arutame sellel samal teemal ja tehisaru teemal ja et võib-olla siin ongi see koht, et millest me üldse nagu arutleme. Et ja hästi palju fakte ja kõik nagu üritavad leida argumente siia tänna, on ju. Aga jällegi, ma tahan korra öelda, ma tean, et ma vajun laiali, ma olen õpetajaks ja armastan rääkida, mul makstakse selle eest. Aga et kui nii argumendid on meie jaoks loogilised, eks, et siis me nagu saame toetada seda, ma lihtsalt nagu häälestuse jaoks ütlen enda fookusest. Ja juba läkski laiali, aga ma tahan öelda, miks ma seda tuugenite teemat ei ole suutnud volikogu liikmena nagu enda jaoks ära osta, ongi see, et mul ei ole keegi ära seletanud, et miks ma pean seda tahtma päriselt. Et kui te panete kõik need faktid, mida siin 2 koosolekul on toodud, et siis te saate loogiliselt aru, et ühel poolel on nagu rohkem argumente juba, eks. Aga ma tahan ühest sellisest, ma ei tea, psühholoogilisest vaatest, et ma olen õppinud inimesi tundma, ma ei ole väga vana enda arvates vähemalt, eks ju, ärge pakkuge parem. Aga ma olen õppinud 2 asja eristama, üks on hirm ja teine on kasu. Ja ma hakkan mõistma inimesi hulga paremini siis, kui ma saan aru, kas ta kardab, mida ta kardab. Ma töötan noortega ja mina arvan, et meid siin ühendab hirm. Meid ei ühenda kasu otseselt, sest mina ju, sorry, ma ei ole veel aru saanud, et minu elektrienergia läheb odavamaks tänu sellele muudatusele, millele me peaksime nagu jaa ütlema. Ma ei ole saanud sellest aru, kuigi oli väga raske õpetaja palgast maksta kunagi siis, kui plahvatas see elektriarve oli mul 400, muidu oli vist 60, maaküte näiteks. Et jah, oli raske, eks ju, aga... Et täpsustada hirm looduse hävinemise ees siis? Jaa, igasugune hirm, jah, et kui ma küsin näiteks, et mis on minu hirm, siis kuulge, ma vean kestlikku liikumist Türi vallas, eks, et ärge loodke, et ma nagu astun midagi, mis on üle looduse. Et kahjuks olen ma selles mõttes kallutatud. Aga ma küll täna palusin Eerikule, et meid on siin KOV-i esindajatena, et meil on siin ka saalis veel KOV-i esindajaid. Me ei saa kõigi eest rääkida, aga praeguse koalitsiooni eest me saame küll öelda, et meil ei ole mingit soovi panna Türi vald tuulikuid täis. Ja siin, kui ütleme,
eelmisel koosolekul oli keegi, kes siin oli palgatud karjuma, et kust te siis energia saate ja et eks me küll me välja mõtleme. Jah. Te ütlete, et teid ühendab hirm. Keda? Ma arvan, et meid ühendab terve mõistus hoopis. See on veel parem, aga kui me küsime, et terve mõistus otsib mingeid vastuseid, siis ikkagi me jõuame alati hirmu juurde välja. Ma ei tea, ma ei ole veel eksinud selles. Või kasu juurde ja jumala eest, kui hirmuga koos käib ka veel terve mõistus. Aga kasu, kui ma ütlen, tohib ma meenutan natuke volikogust läbi käinud selliseid huvitavaid asju, mida te võib-olla ka ei tea. Tuulikud ei ole esimene ega viimane asi. Ma ei mäleta enam aastat 2016 või millal algas see, et tselluloosi tehas. Türi valla volikogu liikmed said kutse, kuulge, nii tore, me teeme selle teie valda. Me ütlesime mingi kuu peale, et meil pole mingit isu teile mingit jõgesid annetada. Ja neid asju on tegelikult tulnud volikogu lauale veel. On tulnud, ma ei tea, aastatega oskab Sulo võib-olla täpsemalt mulle öelda, aga eks Olereksi tankla, kesklinna, Rekka tankla. Nagu ma saan aru, et lähemal on võtta bensiini, aga me oleme ka sellist asjade vastu olnud. Ettevõtja ütles küll, et okei, te ükskord niikuinii surete ära, me tuleme niikuinii selle ettepanekuga uuesti, et siia kaubamaja kõrvale taheti, eks ju, see Olereksile kuulub see küngas seal, maja võeti juba maha, eks. Me oleme vist 10 aastat öelnud ei neile, tõesti ei taha seda siia, ja neid asju tuleb ja kui sa otsid nagu, et mis see meie kasu on, et teie kogu aeg, me saame aru, kui äriühing tuleb, siis ta tuleb kasuga. Tema ei teeks sellepärast, ta kardab, et minu elektriarve läheb liiga suureks. Ma ei usu seda, et see Vinder või kes meil käis seal pommitamas on ju viimane kord, et ma ei usu, et ta muretseb nagu grammigi minu elektriarve pärast, et ma pean ise muretsema selle pärast. Nii et neid asju on tulnud, Türi vald on pidevalt siin huviorbiidis aga ma ei tea, eks ma olen pika jutu Ailin nagu volikogus, mul on pandud limiit rääkimiseks muidu. Ma palun küsimus kogu lugupidamise juures, et rahvakeeli tulete toiduahelas. Et kuidas te olete suutnud vältida seda huvide konflikti, ütleme, et oletame, et kui juhtub olukord, et vallavalitsus on nii-öelda jõupositsioonil ja omab teistsugust arvamust kui teie, aga teie kui toiduahelas olev isik, te olete mõjutatav. Kuidas te sellele saate vastu astuda? Teate, saab küll ja mina ütleks, ma esindan Koduvald Türi, meil on selline valimisliit ja erakondlikult ma olen hoopis parempoolne ja ma olen vist ainuke Järvamaal, kui me ei eksi, on siin mõni keegi teaks tuttavaks teha ennast. Aga Koduvald Türi või see koalitsioon, eks ju, mis volikogus töötab kokkulepete alusel, siis see ei tähenda seda, et me lepime kokku mingites oma elanike kahjustavates tegevustes. Ja mina ütleks, et idioot peab olema see erakond, kes läheb valimistele ka sellega, et kuulge, et me tahame just nagu selle rohelise piirkonna panna siin neid tuulikud täis ilma mõtlemata, eks ju, et mida see meie elanikele teeb. Ja toiduahel ei ole nagu õige sõna, sest ma ei ole, ütleme nii, et võib-olla ma olen heas seltskonnas, aga me ei ole ka näiteks koalitsiooni pidanud tegema selliste inimestega, kellega koos me peaksime nagu mingid oma väärtused maha müüma. Ja meil on olnud ka selliseid erakorralisi punkte näiteks, et tõesti üks hääl kaaluks on ju. Ma ei tea, 6-5 või. Ja pigem on meie koalitsioonis, ma ei tea, Artur ja võib-olla sa oskad kinnitada, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et kui me ei lähe sellega edasi, kui meil ei ole üks meelt. Et nii palju peab arvestama, ma ei tea uue valimiste eest rääkida, eks ju, kes tuleb ja kellega peab. Aga on omad mingid latid olnud vähemalt minu ajas siin Türi vallas poliitikas alla milleme. Sa ei saa minna seepärast, et isegi oma seltskonna sees vahepeal mõni ütleb, et kas ma ei saaks kuidagi nagu seda, ei. Et see oli juba Kaia Eva on üks, ma ei tea, minu iidol olnud, eks, ja võib-olla ka põhjus, miks ma poliitikas üldse olen, on Kaia ausus, eks. Palun jätku küsimus. Ütleme, ma olen ise Põltsamaa vallast ja meie jaoks on Põltsamaa valla käitumine on täiesti ebaloogiline ja kui teie ütlete, et peab olema idioot, et minna vastu, siis antud juhul Põltsamaa vald on läinud vastu ja see on nii ebaloogiline ja me oleme segaduses ja siit ka sellised küsimused, et nagu toiduahela osa ja nii edasi ja nüüd ongi see,
ja ma arvan, et see kohalik poliitika on nagu, ta on oluline, et te tõesti nagu mõtleksite, et kes see inimene on, kelle ma nagu valin. Mitte, et temaga peaks, ma ei tea, 5 puude soola sööma, et seda me ei saa garanteerida, eks ju. Aga ikkagi lugege hoolikalt, mida keegi plaanib teha oma programmiga, et kuigi need on jah, tõesti ilukirjanduslikud tekstid kohati juba võin öelda. Aga võib-olla korraks KOV-i vaates, kui tohib, et miks me oleme praegu selles debatis üldse, kui võib Veiko, et kirjandusõpetajana mulle lihtsalt tuli nagu muinasjutt ette ja volikogu liikmena me oleme nagu tihti ka sellises olukorras, et lähed vasakule, tabab sind, eks ju, surm, lähed otse, kaotad pea, lähed paremale, et praegu ma lihtsalt kõrvutan siin, et see hirm on ka, teha valesid otsuseid on väga suur. Ja see, miks me võib-olla väga kergekäeliselt ei ütle välja ka mingid oma seisukohti, sest me peame jõudma pidada nõu juristidega, see on tohutu tegelikult koormus. Me praegu veel ei tea, kui palju me peame arvestama sellega, et äkki ka teie maksumaksja raha järgmisel perioodil tuleb hoopis kohtukuludele välja käia ja see on praegu reaalne. Et kui me näiteks need tagasi lükkame, meil ei ole soovi, eks ju, minna edasi nende eriplaneeringutega ja ka üks varasem otsus, mis siin oli seoses Vindriga, ütleme niimoodi, et see väljaspool meid käib tõesti see toiduahela mäng riigi ja nii-öelda arendajate vahel ja KOV on seal all kuskil, aga me võime seda küll öelda, et kui praegune olukord KOV-i, kes on nagu oma valitsusüksus, oma valitsemise üksus on Türi vald. See on meie oma valitsemise üksus. Et sõnad on nagu hästi tähtsad minu jaoks ka. Et siis väga huvitav, riik andis nagu, et las KOV-id ise rabelevad. Kõik KOV-id on praegu, kohalikud omavalitsused siis on nagu hädas. Ja see on huvitav, et las jändavad, on ju. Nendel on aega tegeleda, et riik tegeleb tähtsamate asjadega siin. Aga meie peade kohal on mis? Võimalus saada nagu algatuste lõpetamisest trahvi, võimalus saada teiselt poolt trahvi, kui me nagu lähme edasi ja siis ütleme ikkagi ei, sest meie üldplaneering sorry on ikka nagu hea ka, sellepärast et seal see klausel punkt 6 ja sealt edasi 5, eks, või 5 ja 6 eelkõige, et võimaldavad meil ka keelduda. Ja mina küsiks nüüd nagu lihtsalt arendajate poole ka vaadates, et kui te eeldate, et te saate meilt jaa, siis te teete kehva investeeringu. Nii et me võime ka öelda välja näiteks oma seisukoha, et me ei plaani, meil ei ole praegu see laua taga näiteks koalitsioonis. Opositsioonis on küll üks erimeelsust välja öeldud, aga kui te otsite ka tema üleskutse volikogu salvestusi vaadata või neid, et siis seal on üks valjuhäälne tugenite pooldaja, kellel on väga suur kinnisvaraline huvide konflikt mu meelest, ta peaks taandama ennast sellest jutust, aga see selleks. Et siis me olemegi nagu kehvas seisus, eks, et siit poolt minnes saate trahvi, sinna poole minnes saate trahvi ja kui te ei tee seda, mida me nagu tahame, siis riik ütleb, me teeme eriplaneeringu. Et tore on olla, et väga julged inimesed on need, kes lähevad sügisel uuesti valimistele. Jah, aitäh Aili. Ma annaksin Kajale ruttu väikse küsimuse, sest Kaja juba tükk aega hoiab kätt. Minu küsimus teile, et KOV, et ma olen nüüd sellise pika jälitustöö tulemusel siis saanud mingisuguseid andmeid, et esiteks, et vesteldes siin erinevate ametnikega ministeeriumist on öeldud, et enne nende alade planeerimist, kuhu need tuulikud tulevad, peeti nõu KOV-iga, räägiti KOV-iga, et kuhu need alad võiksid tulla ja saadi nii-öelda sisele. Et ma võin nüüd öelda seda, et tegelikult august 2004, september 2024 ilmus siis üllitis, mida siis nimetati esialgseks selliseks loodusmõõde hinnanguks või kuidas see nimi seal oli, kus siis hinnati ära
tuulikule ja öeldi, et ei, sellel ei ole mingit mõju. Aga see küsimus nagu sellest, et kuivõrd siis nüüd ikkagi on kaasatud seda KOV-i ja nüüd nagu ma olen teada saanud, et lausa on osadel öeldud näiteks Kose vallale, et oi, näed, teie Saarne-Kõrve külas, me juba räägime, eks ole, Harju maakonnast kõrval, aga meil on üks kogukond, Paide linn, siis Kose vald ja siis ka Türi vald. Et sinna sellele alale, mis on nii-öelda kokku liidetud, lisaks või sealt edasi Vahastu, Lungu, Käru, et sinna on planeeritud siis 17 teletorni mõõtu tuulikut, et ka see on paremalt teada. Ja neist siis 6 oli seal Saarne-Kõrves ja 11 on siis Paide ja siis Türi ehk meie piirkonnaperves siis ära taotletud. Kuivõrd te siis olete kaasatud, et ma siin olen helistanud ametnikele küsinud, kuulge, et ma teen teabenõude, et kas teil on mulle midagi anda, hakkame seda teie enda aega kulutama. Ja vastus on olnud, et ma ei tea, ei ole. Minul pole sellist informatsiooni, et meiega oleks selles osas ühendust võetud või arutatud ja mingid sisendid saadud, et minul see täielikult puudub. Et meie jaoks selles mõttes oli ka, riik ju tegelikult tegi ju üsna suure pöörde oma planeerimisel, et esialgu ju nad üldse ei planeerinud ka riigimaid üldse sinna ja siis tehti selline üle-eestiline, selline esialgne, seda planeerimisega isegi palju nimetada, et potentsiaalsed piirkonnad, eks ole, kus väga palju uuringuid polegi tehtud ja paisati nende hoonestusõigused siis oksjonile, et jah, minul selline informatsioon nagu puudub jah. Teie info on puhtalt vale. Minul on tegelikult selline küsimus, et kuidas saab üldse olla mingisugune rohepööre, kui meil Rassikülas näiteks see, kus see kuivendus ja teine koht on see, kus meil on maastikukaitseala. Hektarite viisi võetakse siis lihtsalt lagedaks ja pannakse need tuulikud sinna. Mis nipiga on see rohepööre? Jah, selles mõttes, et kui me räägime sellest riigi strateegiast, eks ole, et seal ongi väga palju selliseid, see küsimus ongi, kui palju me seda siis teeme, kui palju me Eestit või kui palju me näiteks Türi valla territooriumit siis katame sellist alade, kus need tuulikupargid on, eks ole. Et kust maalt tuleb see piir, kus me ütleme, et ei, seda on liiga palju või ei, nii palju tuuleenergiat meil vaja, siin oli ennem ka näidatud protsendid ja võrdlused teiste riikidega, eks ole, et kuhu me selle piiri siis tõmbame, tegelikult meil ju sellist kokkulepet ju ei ole ja ma arvan, see on ka see koht, kus me peamegi mõtlema, et me ei tohi lasta juhtuda sellel, et nüüd näiteks Türi valla kodanik ja Türi omavalitsusena võtab ebaproportsionaalselt suure koormuse kanda sellest kohustusest, mille riik on nüüd võtnud, eks ole. Et ja ma arvan, et kindlasti oli üks põhjus ka see riigimaade teema, mis samamoodi ma arvan väga paljude inimeste ja ka volikogu liikmete nii-öelda mõtlemist on mõjutanud, eks ole, et kus see piir siis tegelikult jookseb. Ja mina tahaksin võib-olla siin sisse tuua veel sellise kohaliku omavalitsuse autonoomia küsimuse ka, et mõnes mõttes ma usun, et see, et ka üldplaneeringu faasis me tegelikult üldse võtsime lauda ja arutada selle küsimuse, et vaatame, kas siia saab üldse tuulikuid teha, kas me üldse tahame neid. Et kui me loeme ka planeerimisseadust, siis tegelikult kogu selle protsessi eesmärk ongi välja, selle protsessi käigus peakski tulema välja avalik huvi. Tuleme välja see, et kas me päriselt tahame või mitte. Ja minu loogika ütleb seda, et parem on see, et meie siin arutame selle läbi oma inimestega, kui see, et riik tuleb ja ütleb, et kuulge, nüüd me teeme teile nii mitu tuulikut, teeme pargi sinna, teeme pargi tänna. Vaid et parem on see olukord, et kui riik tuleb, siis me ütleme, kuulge, meil oli protsess, me oma inimestega rääkisime, inimesed ütlesid ei aitäh. Või siis mõnel pool inimesed ütlesid jah, me ikkagi soovime, ma ei tea, kui suurt parki või mitu tuulikut, eks ole. Et minu hinnangul see kohaliku omavalitsuse autonoomia ja pädevuse küsimus, see, et koha peal otsustamegi koos siinsete elanikega neid küsimusi, on äärmiselt oluline, aga see on nagu kahepoolne asi. Esiteks on see, et peab olema kohalik omavalitsus, kes
peab suutma infot piisavas hulgas avalikustada ja teiselt poolt peab olema avalikkus, kes on valmis seda vastu võtma, on valmis tulema avalikele kohtumistele, on valmis oma aega siia panustama, et selline kahepoolne suhtlus töötaks ja see ei ole sugugi nii lihtne, kui see võib tunduda, et täna, et me oleme selle saavutanud, ma arvan, et sellest tuleks leida ka positiivset. Et mitte just see sama häälestuse küsimus, et see ei ole ainult nagu võitluse küsimus, vaid see ongi see, et kuidas me kohalikus kogukonnas ja kuidas see demokraatia tegelikult toimib. Ma Elari küsin vahele, et kuidas sellega on, et tegelikult nende riigimaade oksjoniga on ju niimoodi, et 3 kuu jooksul peale oksjoni lõppu on siis Türi vallavalitsuse laua peal avaldus siis planeeringu algatamiseks, need on siis oksjoni tingimustes kirjas. Ja 3 aasta pärast peab olema jõutud siis tulemuseni, ehitusloani, et meeletu kiirus selle kõige juures. Ja nüüd Türi valla võimekus selle kõigega silmitsi seista, et kuidas on planeeritud see ametnike koosseis, et kas teil on ressurssi, kas meil on ressurssi sellega tegeleda? Kui me räägime sellest ehitusest, minu teada 3 aastat on see aeg, kui on planeeringu algatamisest planeeringu kehtestamiseni. Kui eks on 3 aastat. Et aga siis 3 aasta pärast. Aga praegune olukord nende riigimaadega on see, et need, kes on need oksjonid võitnud, sõlmivad lepingud, hoonestusõiguse lepingud ja siis saavad tulla taotlusega sisse omavalitsusse, et algatada eriplaneering ja siis volikogu, ehk siis need 23 inimest saavad siis otsustada, et kas planeering algatada või mitte algatada. See on arvestage, et siis enne suve on teil see laua peal. Mina vastan sinule siinkohal, ma olen Elurikas Türi asutajaliige koos Erik Potteriga ja tegelikult see on üks suurimaid probleeme, et kohaliku omavalitsuse liikmetel, ametnikel, volikogu liikmetel ongi väga vähe aega ja see oli üks argument, miks me Elurikas Türi üldse asutasime ja siinkohal Elaris, ma väga tänan sind, sa argumenteerid väga hästi ja väga nagu koostööaltit ja Aili puhul võib-olla kommenteerin seda, et meie arvates ei ole ainult hirm või ka tervemõistus või see 3. variant, on armastus, mis meid kannab, on ju, et Elurikas Türi sai asutatud sellepärast, mis on meie kõigi rahva siin kohalikult ja üle Eesti, miks rahvas on ärganud, miks me loome rohujuure liikumist, et minu arvates see, mis me siin praegu arutame, viitab sellele, et lisaks riigile ja kohalikule valitsusele, kellel on väga vähe aega ametnikel, volikogu liikmetel, meil on vaja rahva nii-öelda tahet väljendavat organisatsiooni esindust, uut täiesti mõtteviisi, kuidas süsteemselt muutusi luuakse, sest see puudutab meie maad, meie kodusid, mis elab iga eestlase südames, ehk armastus, mitte hirm, kuigi paljudel on ka hirm. Selles mõttes, et see on selles mõttes õigustatud küsimus, et kui siin ka eelmistes ettekannetes ühes näiteks räägiti väga palju Natura-aladest, eks ole, siis võtame need samad näiteks programmid või väga palju pädevus tegelikult tuleb meieni ka kaudselt läbi selle, et meil Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur, ministeeriumid, kes tegelikult loovad väga palju, kes tegelevad uuringutega, kes tegelevad väga palju juhendite loomisega näiteks kohalike omavalitsuste jaoks, millest meie saame siis lähtuda planeeringute koostamisel või muud sellist, mille pädevus meil koha peal ja neid inimesi ei saagi koha peal olla. Ehk siis me olemegi väga sõltuvad sellest, mida riigi tasandil tehakse ja see väga palju mõjutab. Ja sellepärast on ka, ma arvan, mõistlik see, et riigi tasandil peaks olema ka üle-eestiline ülevaade sellest asjast, et ei ole võimalik nii, et pädevused ja teadmised on ühes kohas ja vastutajad on nii-öelda teises kohas, eks ole. Et selles mõttes on õigele kohale osutatud. Ma lisaks ühe kommentaari siia ka, ja võib-olla kommentaar ka, miks see rahvaalgatus on tehtud, et selles mõttes, et mina usun ka teadust, aga praegu vaadates seda protsessi, siis mina ütleks, et mina ei usalda kõiki riigi otsuseid ja mina ütleks, et neid lahendusi ei ole riigiga vastanduda, et me ei ole vaja tegelikult mitte kellegiga vastanduda, et vaatame, mida räägib Kliimaministeerium, vaatame, mida nad kõik räägivad, aga antud hetkel nad naeruvääristavad kõiki erinevaid vaatenurki, mis ei toeta nende enda vaadet. Ja selle jaoks on see rahvaalgatus ka, et panna pausile see praegune protsess ja tulla tegelikult ühiselt kokku ja hakata oma peaga mõtlema. Sest minu jaoks, meil ei ole võib-olla kõik inimesi olemas siin kohapeal, aga Türi vallas on üle 10 000 inimese ja see tegelikult on tsivilisatsioon. Et öelda, et meil ei ole pädevust, ma ütleks, et ma vaidleks vastu juba siin nende esitlustega, me saime väga palju pädevust ja väga palju informatsiooni
ja olles selles teemas sees, ma näen vähemalt 10 korda rohkem informatsiooni kui seda, mida ma peavoolumeediast loen ja mida riik siis nii-öelda presenteerib. Et mina ei ole riigi vastane, aga lihtsalt me ei saa usaldada seda protsessi, mis praegu käimas on ju. Me ei saa isegi usaldada peavoolumeediat. Et kui Postimehe omanik on kõige suurem tuuliku ärikas, et siis millest me räägime? Mina ei ole Postimehe vastane. Ma ei ole isegi Margus Linnamäe vastane. Ma ei ole mitte kellegi vastane. Aga meil on vaja ise see informatsioon kokku koguda ja mitte nüüd siis KOV-i mingile ühele ametnikule ülesanne anda. Aga meie teeme seda vabatahtlikult. Me oleme siin. Te olete ka siin vabatahtlikult. Te ei ole kuskil kinos ja vaata Märuli filmi, aga te olete kinos, et kohalikult siin avalikul arutelul olla. Et selles mõttes see on KOV-i jaoks, rahvaalgatus on KOV-i jaoks toetus, et anda üldse võimalus hakata oma peaga mõtlema ja kohalik strateegia nagu paika panna. Mul on üks küsimus teile. Nii. Et seal on praegu 486 allkirja. Vallas on 10 000 inimest. Et kas te ise olete sellega rahul või mis saaks teha, et see info, seda öelda, et Mannut räägib kellelegi ja keegi räägib teisele. Aga see on 10 000 inimese seas saada alla 500 allkirja, see võiks parem olla see tulemus. Neid allkirja on juba praegu rohkem. Küladest neid korjamine ja me ei ole neid kokku saanud. Kes on vabatahtlik Elurikas Türil appi tulema käsitsi minema aiast aeda siis? Ma ütleks seda, et selle rahvaalgatuse platvormil on kriteerium, et selleks, et anda volikogule see nii-öelda rahva pöördumine üle, et on vaja 87 allkirja. Praegu meil on siis umbes 500 natuke peale. Riigi tasandil on selleks määraks 1000, et Riigikokku saada. Ja 1000 mulle isiklikult ja mulle tundub, et meile ka see 1000 nagu resoneerub. Et väga hea oleks saada 1000, see tõesti näitaks, et okei, meil on reaalne mingi tugi. Ja praegu on see olnud, ma ei tea, 2 nädalat vist või ei ole isegi 2 nädalat üleval ja meil on aega 6 aega. Et ma ütleks, et mina isiklikult olen juba 500-ga päris rahul, aga 1000 oleks ikkagi parem. Et see ongi see, et üks on digitaalne, aga tegelikult väga paljud inimesed lihtsalt ei ole sellest veel teadlikud, sest nende ei ole jõudnud see küsimus üldse, et kas mind huvitab. Väga palju minu meelest ei tea tuulikutestki midagi, sest tegelikult ei räägiti mitte midagi. Meil on vallaleht, mille eest me maksame, vähemalt mina maksan seda kodanikuna. Ma küsin, millal meil tekib info vallalehte? Rahvalehte tuleb tegelikult see rahvaalgatuse jutt natukene ja ka ürituse kokkuvõte, et järgmisse rahvalehte saame selle sisse, et enne eelmisel üritusel tegelikult rahvalehe ja Järvateate esindaja olemas, aga kohalikud valitsused pole võib-olla aega ja tegelikult ma ise valla ametnikuna, vanad sõbrad istuvad seal. Ma selles mõttes täiendaksin nii palju, et mis puudutab nüüd neid planeerimise menetlusi, siis tegelikult igas etapis on olnud meil avalikustamine rahvalehes ja ka Järvateatajas ja ka valla meediakanalis. Ja ka praegu me oleme üritanud ikkagi jälgida seda, et valla kodulehel, seal kus meil on planeeringud, oleks uuendatud see informatsioon selliselt, et kui tuleb järgmine informatsioon, uus vaheetapp, siis seal on info üleval. Aga otse loomulikult, kui keegi näeb, et kuskil on mingi pudelikael, kus informatsiooni peaks olema rohkem, kas see peaks olema teises kohas, kas see peaks olema mingisugusel teistsugusel kujul, et see nii-öelda paremini lendaks, siis nendele ettepanekutele me oleme alati avatud. Tohib ma küsin küsimusi, Tõnu on minu nimi, et ma küsiksin, Anni on mitmendat korda on vallavolikogu liige, see parandage mind, kui ma eksin. Valla üldplaneering võeti vastu 2023, oli nii? 2022. Kas teil oli siis see teave juba olemas, mida nüüd siin eelkõnelejad on välja toonud, Paul ja ma vabandan, et nime juba ära, et mis ohustab, et see lunguala oli, ohustab seda Natura-ala ja kõik need teised aspektid, mis siin nagu siis, mina ütlen, et mul on mitu korda öeldud vallast, et asju otsustavad eksperdid. Mulle tundub, et meil siin saalis on eksperdid. Lihtsalt, kui ma sinna tagasi pilgu, et aeg läheb päris ruttu, et toona üldplaneeringu üldse see muudatuse tegemine oli päris mitmetel põhjustel ikka aeg-ajalt tuleb uuendada, vaadata üle, kus kohas on, mis alad, perspektiivikad alad, tööstustele jaoks mingid vajalikud, et see on selle üldplaneeringu mõte, eks.
et me käime ajaga kaasas ja toona tuli see riigi poolt sellist infot, nagu meil täna siin on. Ei ole kindlasti üldplaneeringu nii-öelda selles protsessis meil kõigil üldse olemas olnud, aga mis oli küll, et iga üldplaneeringuga muutmine eeldab seda, et kohapealsed, kus need muudatused peaksid toimuma, peavad saama kaasa rääkida ja toona tuligi riik ju välja selliste võimalike aladega, et arutati läbi võimalused, kus kohas need on, siis me rääkisime samamoodi, need samad radarite teema oli siis üleval, see info, mis meil toona oli, eks. Ja võib-olla Artur oli lihtsalt, ma ise kärus jõudnud nendele aruteludele, kui palju seal rahvast oli ja kui palju seal nii-öelda seda infot oli, aga toona meie täisteadmine ka volikogu liikmetena ja on siiamaani see, et meil on õigus öelda ei. Ja meie üldplaneering selles võtmes on hea, et me saame öelda ka, et nendel kaalutlustel me ütleme ei. Et midagi ei pea, eks ju, et siin on nüüd see küsimus, et meie ei ole, kutsunud Türi valda rajama tuulikualasid, eks ju, et see on nagu riigipoolne nägemuse algatus. Ja see puudutas tervet Eestit. Kas see informatsioon, mis praegu siit saalis kõlas, on teie jaoks oluline, mida te võtate siis kaasa ka vallavolikogu ja kui toimub järgmine otsustusprotsess? No oleneb, mis infot minu filoloogi mõistuse jaoks on siin füüsikat kole palju olnud ja tööline pingutus on ja õpetajana rõõm, tõesti kõik õpivad praegu meeletult füüsikat tagant järgi. Et jah, muidugi voliniku vastutus, eks ju. Ja ma ise mõtlen niimoodi, et halvim, mida ma teha saan, on üldse mitte enam kandideerida, sest mulle tundub, et seda on minu isiku jaoks lihtsalt liiga palju, eks. Aga nii kaua, kuni mina elan siin, see on mu hashtag praegu, et nii kaua, kui mina elan siin ja ma tean täpselt, mida ma ei taha, eks ju. Et siis ma saan lähtuda kõigest sellest ja ma tahan kuuluda meeskonda, mis lähtub on minu väärtustega kooskõlas. Nii et ma ütlen jah, et teades ka toona üldplaneeringu nii-öelda muudatuste valguses, mis riigipoolne nägevus oli, aga me saime teie teadmisega aru, et me ei pea ütlema nendele asjadele jaa. Et meil on tagauksed, see on olemas. Kristo, ma annaks Urmasele, eks ole. Tähelepanek, et üks põhjusi, miks need allkirjad tulevad sinna raskelt. See põhjus on selles, et selle taga on pikaajaline riigi strateegiline kommunikatsioon, mis on muutunud inimesed nagu ükskõikseks. Ja teine asi, mis on selle taga veel, on inimesed kardavad. Mina tean paljusid inimesi, kes ütlevad, et ma olen vastu, aga allkirja ei pane. Kõik, punkt. Ja osadel on puudu ID-kaart, ei saa allkirjastada seal. On ka olemas. Ja ma tahan tegelikult veel rääkida, sorry. Laseks Urmasel vahele ja siis sa saad koondada. Ja siis on meil vallavanem. Ja siin on tegelikult, ma ütleks natukene vallavolikogu kaitseks nii palju, et arendaja Vinder, kes nüüd sai endale 3 ala, Lääne-Harju, siis Türi Järva ja Mulgi-Tõrva. Nii et ja põhimõtteliselt vallavolikogu ei olnud nõus, volikogu küll ei olnud rahul selle vastusega, mis vallavalitsus tegi, aga põhimõtteliselt päriselt ei olnud ka nõus sellega, mis nemad nõudsid, et vahemaad peavad olema kilomeetri või veel vähem. Aga ma tahan öelda, et siin on väga palju sellist asja, et me praegu räägime ainult tuulikutest, aga kui me vaatame ilmakaarti, siis see piirkond diagonaalis, kus kohas need tuulikud tulevad, seal on 1 meeter sekundis tuulekiirus. Kui me tahame, et tuulik töötaks, peab olema minimaalselt 3, suurtel 6 ja normaalne oleks 14 meetrit sekundis. Ja enamik teie inimesi siin saalis tõenäoliselt ka ei jälgi ja te ei tea, mis tähendab, kui palju see tuulik üldse toodab. Ma olen aastaid tegelenud, leidsin pühapäeval üles materjalid 5-6 aastat tagasi, mis ma tegin Ameerika ja Taani ja sellised, mis kinnistavad, et umbes 29% tema nimivõimsused üldse tuulik toodab. Aga mis veel hullem on see, ja ta vajab kogu aeg hooldust, ta vajab elektrit võrgust. 1,5 kilovatine see tuulik tahab 50 kilovatti võrgust saada. Kui me paneme 170 megavatti siia, siis meil on vaja vähemalt 10
8,5 megavatti võimsust kuskilt, see on umbes 2000, arvutasin välja, et umbes 2010 peret, 5 kilovatise tarbimisega peret, peavad loovutama enda senise elektri. Ja ma tahan öelda seda, et ega inimesed, see info on olnud ainult ühes grupis üleval tegelikult. See ei ole ju mujal, ma ei ole mujal näinud. No on küll veel üleval. Ja teine asi on, inimesed ei tea, sest tänases Järva teates või laupäevases Järva teates oli ilus jutt, kuivõrd head need tuulikud on. Aga meil on juba mitu korda rohkem, kui meie võrgud mahutavad. See eeldab uued alajaamad, uued tohutu, kõik liinid on praegu Narvast siiapoole ehitatud. Ja nüüd me peame ehitama nad kuidagi teisiti. Ja see liin, mis läheb, see tegelikult on planeeritud ikkagi Saksamaale. Natuke üle 2000 kilomeetri, võt ma käisin Kärus Arutesul ja nägin, et tegelikult keegi avaldas seal juba, et mis see tegelik põhjus on, miks see uus trass tehakse. Et need on niimoodi, et meil tegelikult inimesed ei tea ja kui me vaatame, palju praegu meie tuulikud toodavad, siis üks päev selles kuus on nad tootnud 500 megavatti, see on siia, et tegelikult tuulikud töötasid täie võimsusega ja peaaegu terve ööpäev. Aga enamikud päevad on 200, 150, 100 ja ma arvan, et kuskil 7-8 päeva on, kus nad üldse midagi ei tootnud, aga nad võtavad võrgust. Aitäh. Palun küsimus. Kui need tuulenäitajad on nii madalad, miks on siis nendel arendajatel sellest hoolimata nii suur huvi, sest on ilmselge ju, et see pole efektiivne. Rahapesu on. Aga küsida tuleb valitsuse käest. Kuidas juulikuus pidi antama vastused? Miks on vaja praegu? Sest see, ma saan aru, et ilmselt mingisuguse, kellelgi on raha trükiti vahepeal palju ja nüüd on seda raha vaja panna ja leiti võimalused roheenergia. Aga see, kas see tasub? Ja ehitame valmis, rikume oma looduse ära ja siis ütleme, et ei tulnud välja. Ma natuke segan Urmasele vahele jah, et see sama näidis on tegelikult ka päiksepaneelidega juba toimib. Et kui 2017 hakati päiksepaneele suures mahus rajama, siis see põhiline sõnum oli alguses see, et Euroopa Liit seab toetuse, mis on mõeldud siis nii-öelda üksikisikule. Et te kõik saate oma eramaja katused paneeli täis panna ja siis tarbite ise nii palju ära, kui tarbite, ülejäänu annate võrkudesse. Aga mis juhtus see, et tekkisid suured kombijaamad mööda põlde ja seal on toetusskeemid taga, et need, kes jõudsid esimesel momentil, nemad saavad 12 aastat toetust ja tuulikute skeem on midagi sarnast ja tegelikult selle toetuse maksab kinni tarbija päeva lõpuks. Ja kui ma nüüd siin natuke veel vahele segan, siis et tegelikult me vajame stabiilset energiat. Päike ja tuul ei ole stabiilne. Kui meil on stabiilne energia, siis meie võrk võtab vastu enam-vähem 20% ebastabiilset energiat. Siis on kõik tasakaalus veel. Ehk siis päikese puhul me tarbime päeval, mingid tööstused asjad võtavad selle endale. Tuule puhul on see nii ja naa, millal tuult on, et tegelikult on arvutusi ka tehtud, et 365 päevast umbes 14-20% on need päevad, kus siis me saame tuult tarbida. Palun küsimus. Kui nüüd tõmmatakse üle? Energia, selle tuuleenergiaga. Et juhuenergiaga tõmmatakse üle, mis juhtuma hakkab? Päikseenergiaga oli näha, mis juhtuma hakkas. Ja hakkas juhtuma, mis asi? Alajaamad hakkasid maha põlema. Elektrikildid hakkasid maha põlema. Et see tähendab siuke energia, mida on panna ainult sinna, kus on energiat vaja. Kui seda toodetakse üle, siis selle energiaga pole mitte midagi teha. Ja nüüd täna, kui me ehitame siit Paidest Saksamaale energialiini, siis me peame arvestama, et seal on meeletud ülekandekulud, et me kaotame energiat seal igal juhul. Ja see loogika on lihtsalt massi peale täna üles ehitatud. Ja minu hinnangul me tegelikult oma riigi tarbijana ei saa sealt mitte mingisugust kasu, sellepärast, et kui me võtame oma hajaasustuskülad hetkel, siis seal nende samade päikeseparkide tõttu on tekkinud olukord, kus need tootjana, väiketootjana ei saa võrku midagi anda, sellepärast, et alajaamad on üle koormatud esiteks.
teiseks on meil väga suur hulk külasid, kus on energiavõrk aastast Nõukogude Liit ja seda ei ole väga suures mahus rajatud. Et noh, seda Saaremaa näide oli väga ilus näide mõni aasta tagasi, et kui samamoodi Euroopa Liit tuli sõnumiga, et hakkame ahjusi välja lõhkuma, siis õnneks Eestis tuli lumetorm ja kogu Saaremaa jäi mitmeks päevaks vangi. Et peale seda tulid investeeringud ja seal on nüüd hakatud nagu väikseid liine ka taastama väga suures mahus. Aga see suur energia, mida me siin täna üles ehitame, sellest meie tegelikult kasu ei saa, me maksame sellele nagu peale. Ja kui vaadata seda kaarti veel, siis ongi nagu see loogika, et meie riik muutubki suureks energiageneraatoriks. Oota, kas me maksame Saksamaale, potentsiaalselt Saksamaale minevale energiale peale? Meie lepingud on täna niimoodi tehtud, ma saan aru riigi poolt see toetusprogramm, see 2,6 miljardit näiteks, mis oli, et see skeem on niimoodi, et lepitakse börsil kokku või oksjonil kokku see piir, millega on nõus tootja tootma. Kui need tingimused muutuvad, siis vahe tuleb kuidagi kinni maksta kellegi poolt. Isegi kui see läheb Saksamaale? Isegi siis, kui see läheb Saksamaale. Ikka maksab meie. Et ikkagi tarbi maksab päeva lõpuks kinni. Maksame ehituse kinni. Täna tegelikult, mida ma tahaksin omavalitsusele öelda, on see, et me peaksime alustama oma maakondlikust või siis oma vallapõhisest energiakavast päris tõsiselt. Et miks me seda asja siin üldse räägime, me ei saa öelda, et riik on paha või riik on halb. Et loodud on lihtsalt selline mudel, et see on nii-öelda süsteemi mudel. Ja väga tore, et sa tõid selle Eroi näite siia sisse. Et me oleme aastast 1900 algussuurusjärk tarbinud sisepõlemismootorit, ehk siis me oleme kallanud vedelkütust sinna paaki. Need samad lahendused, millest me täna räägime, elektriautod, tuulegeneraatorid, päiksepaneelid, on võetud patent aastal 1850. Et see stardipunkt oli täpselt samal momendil. Et miks me valisime sisepõlemismootori? Et kas me siis ei osanud loodust säästa, nagu me täna räägime? Ei. Tegelikult on loogika selles, et me hakkame oma tarbimisühiskonnaga jõudma punkti, kus meie energiakasumlikkus muutub ja muutub kahjulikuks. Ja nüüd on vaja leida uued energiad, uued sisendenergiad. Aga probleem on selles, et päike ja tuul on niivõrd madala kasumlikkusega. See sama 3,5 või midagi sellist, 3,5%. Ja lisaks kasutab liiga palju meie neid kogu ressursse. Absoluutselt. Ja nüüd, mida rohkem me rajame seda taristut, seda rohkem me tarbime ka seda endist energiat. Et see müüt, et me põletame põlevkivi ja raiskame siis loodust selle kaudu. See jalajälg tehti ära tegelikult Nõukogude Liidus. Et tol hetkel kõik see mustus, mis tekkis, see on siiamaani maa sees ja täna on suured kallid tehnoloogiad, mis siis nagu võtavad seda välja. Et kui me nüüd arvame, et me selle roheenergiaga paneme põlevkivijaamad kinni, siis see on unistus. Sellepärast, et tegelikult võetakse põlevkivi igal juhul välja, see läheb lihtsalt erasektorisse mingitele muudele eesmärkidele. Kas siis tehakse õlisid, kas siis võetakse muldmetalle, mida iganes. Et me ei pane ju Kiviõli piirkonda, Narva piirkonda ei pane ju seisma. Me ei ütle täna, et me nüüd 5 või 10 aasta pärast lõpetame põlevkivi ära. Ei lõpeta. See läheb erasektori kasutusse. Ja täna veel üks väike kommentaar, et meil on Auveres on täna renoveeritud siis energiablokk, mis on siis vajalikud filtrid vahel, kõik on vahel ja see sama kommentaar, et me täna CO2 maksame 40–80% peale, see on tõsi. Ja tegelikult me maksame seda jällegi oma ettevõtjate ja oma tarbijate taskust, sellepärast, et riigil oleks nagu nii-öelda sissetulek. Ja see ongi see CO2 loogika. Ja kui me võtame nüüd maailma mastaab versus Euroopa mastaab CO2, siis me räägime Euroopa mastaabis umbes 0,8% kogu CO2-st maailma mõistes. Kogu Euroopa? Kogu Euroopa versus maailm. Euroopa on 0,8, ülejäänud on muu maailm. Et kui sa võtad igasugused Hiinad, Indiad, Venemaad, Ameerika täna astub välja sisuliselt kõigist nendest kokkulepetest, mis on kokku lepitud, siis me püüame nagu võimatult põhimõtteliselt. Et need on statistilised numbrid päriselt ka, et uurige natukene. Ja sellepärast ma ütlengi, et me täna, see Taili teeb seda rohetesti ja ellu äratanud selle Konnamaja, ja ma tean, et tegelikult teil käisid seal ju selle suve jooksul mitu arutelu
just sellise. Ma lihtsalt meenutaks, et kunagi, ma enam ei mäleta, Eerik mäletab, millal me rohevisiooni mõtte üldse välja käisime, et minu arust meie vald, mis on nagu sildina ongi roheline vald, et see on põhjusega, et see ei ole nagu rohelise muru pärast, et me oleme talvel ka roheline vald. Et see oli mingis punktis oligi inimestele ka mõistetamatu, et miks me seda teeme ja vahel nii-öelda on see käinud üles-alla, aga tõesti need debatid on läinud laiemaks kui lihtsalt see, et kui kõrge peab olema meie muru ja kuidas me oma ahjusid kütame, et energia on seal üks suur osa ja näiteks ka meie enda vallas, eks ju, kas või biogaasi jaamast rääkides, et meil on nagu nii palju veel arutada, et mida me siin koha peal saame teha, kaasates neid ressursse, mis meil olemas on, eks ju. Et me ju ei kasuta neidki, et näiteks isegi, et Oisu-Alevik, mis on väga lähedal biogaasi jaamale, ei tarbi ise seda biogaasi seal. Et kus need punktid on, kus me saaksime teha nagu innovatiivselt paremaid asju. Ja innovatsioon, nagu presidentki ütles, on minu arust see, kus me väga ei panusta, et me läheme mugavusteid ja õpilastele mulle meeldib ka öelda, et jõgi läheb ikka sinna, kus ta saab voolata, eks ju. Et kui kuskil on mingi lihtsam tee ja mina küsisin endalt ka, et miks need tuugenid nagu tahavad Eesti üle ujutada, et miks need Saksa pensionifondide rahad peavad just meile maanduma. Sest need, kelle rahasid siia investeerima hakatakse nii-öelda või investeeritakse, ei ole ju nende katusefirmade nii-öelda rahad, vaid on mingid, ma arvan, et on Saksa pensionifondid, et nad stabiilselt tahavad kuskile stabiilsesse keskkonda investeerida oma rahasid ja nad ei ela siin. Ja seetõttu nad ei tunne meie tundeid ja seal ongi, et selle pildil ongi siis valesti see, et kelle probleeme me lahendame. Ja kas neid üldse peaks huvitama see, mida me arvame, et demokraatlikus riigis hommikul ärgates ma elasin veel ja vahel mulle tundub küll, et ma vihkan lehepuhureid, et aga võib-olla peaks ära jagama, et juba saali täis sinna Toompeale 8 tunniks päevas minema oma lehepuhuritega, et äkki saavad aru, mis tähendab müra ja nagu, vahel on selline tunne, et mitte tahaks olla agressiivne, aga kui su riik nagu müüakse 25 aastaks sellisesse olukorda, kus ma elada ei taha, vaadake Järvamaal, ma olen ka sihtasutus Järvamaa nõukogus, et ma vaatan ka nagu Järvamaa vaadet, eks ju, ja Eesti vaadet ammugi, eks ju, peab poliitikuna silmas pidama. Me oleme Järvamaal 28 000 inimest. See on mingi 2% või midagi, vabandust, ma ei ole matemaatika, aga Eesti elanikkonnast meil on suhteliselt mõttetu arv, tõesti mõttetu inimhulk elab siin. Ja me olemegi mõttetu mingi suure süsteemi jaoks, et siin elab ju nii vähe inimesi, keda see ikka kahjustab, et meil siin mingid paarsada tuulikut möllavad. Ja kui meie oleme uhuud, ma olen hea meelega uhuu, et aga ma elan siin ja nagu mõtlen ka niipidi, et kuskil mujal ei tahaks elada ja seetõttu ma ütlen, et ma ei taha elada sellises kohas, kus me näiteks ka volikogu liikmetena peame minema üle inimeste tervise, siis täna väga sõksid otsuseid ma ei tee ja ma, ütleme, kõige raskem asi või kergem asi on isegi see, et lahku lihtsalt seltskonnast, kes ei taha otsustada nii nagu sina, et raskem teie on olla, mudida, rääkida, põhjendada, olla see jutupaunik, kellele pannakse ajalimiit ja nii edasi. Aga kuni sa nagu mõtestad ja ma ei tea, äkki te olete Valdur Mikitat lugenud, kõiki tema teoseid võiks lugeda, et siis me saame nagu võib-olla suurest plaanist ka aru, et mida me mõtestame siin, et kukeseeni ja kõike, et mu maakodu on Järva vallas või minu isa ja ema talu Brandi allikate ääres ja ma olen vahel Tallinn-Tartu maanteele saamisega nagu kimpus ja miks ma seda siin räägin on see, et reedel nagu lähed korraks maale, tahad nagu Türi poole tagasi keerata, sa ei saa tee peale, sest terve Tallinn jookseb tühjaks. 15 minutit ootad foori vahet, et saaks nagu peateele ja nagu kodu poole ja ma küsin, miks nad tulevad sealt Tallinnast ära? Miks nad Lõuna-Eestisse tulevad ja kuhu nad tulevad? Nad tulevad Järvamaale nagu Paul oma naisega, eks ju. Ja seal pildil ongi valesti see, et kui me tahame sellest kohast nagu loobuda, et minu arust meie suurim maavara on ikkagi vaikus ja rahu ja jällegi minge natuke nagu suurde maailma, kes on vähegi reisinud. Mulle tundub, et te ei taha kuskil riikides elada. Kas on mõni riik, kus te elaksite pigem kui Eestis? Et jah, võib-olla ma olen ka Norras elanud, et võib-olla seal on ju, ma ei tea, mingid ressursse.
aga tõesti see küsimus on see, et miks me tuleme mürarikkast kohast ära Tallinnast, miks me ei ela seal nagu elukestvalt iga 10 aasta jooksul käime korra Treski-festil või midagi. Ei, me tuleme igal reedel, tuleme Tallinnast ära, sõidame Lõuna-Eestisse otsima mida. Võt seda sama rahu ja siin on üks selline huvitav sõna eesti keeles nagu taasloome. Et me loome ennast nagu taas selles samas rahus ja vaikuses, me suudame siin mõelda, et ja müra puudumine on tõesti suur ressurss. Aga võib-olla jah, see on nagu suur küsimus minu jaoks üldse, et mida me nagu hoida tahame ja see Kertu pakutud armastus on minu arust nagu väga suur sõna, et ja selle hirm, selle ja armastus, eks ju. Ei, tegelikult isegi mitte, et selle hirmu taga on armastus, eks ju. Nii, ma annan siis mikrofoni Sulole. Tema on meie vallavanem. Tervitus, head inimesed. Ma mõtlesin, ütlen ka paar sõna sekka. Olen 2 tundi kuulanud teid ja vaadanud teie arvamusi. Esimene asjana ma tahaks Kajale öelda vastusele. Kaja ei saanud tegelikult oma küsimustele siit vastust. 3 riigi eriplaneeringut, mis on praegu siis oksjoni korras välja läinud. Praegu koalitsioon enamuses on ikkagi sellel meelel, et me neid eriplaneeringuid üldse ei algatagi, et me teeme kõik, mis meie võimuses on. Otsime välja kõik paragrahvid ja punktid ja proovime teha nii, et need üldse algatusse ei lähegi. Aga meil on käimas 3 detaili ja 1 eriplaneering. Nende osas tõesti ma andsin ka Eerikule väikse vihje, et las sama algatus olla ikkagi 6 aega kauem üleval, et ta jõuaks kuhuda võimalikult palju allkirjad, oleks võimalikult suurt avalikku huvi näidata, enda allkirja ka seal juba ammu olemas. Me seisame ise enda oma kodukoha eest ja oma looduse eest ja oma tervise eest, teadmata missugused, meil ei ole tõesti nii palju ütles, et ei ole ära seletatud neid riske, mis võivad sealt veel kaasada, ei ole nii palju analüüse, nii palju põhjendusi ja kui me alguses rääkisime Kädva-Lungu rahvakoosolekul esimesena 150 meetrisest, sest praegu 2 aastat hiljem on need ju kõrgused muutunud totaalselt 270–300, et sellega ei ole ka inimesed arvestanud ja ei ole mõelnudki, et sellises mastaabis tuulikad üldse võiks Türi valda tulla. Ja minu hirm ja häirekennad olid nagu siis põlema ja kui siin härrasmees ütles, et terve mõistusega tuleb asja võtta, et olgu 1 või 2 tuulikuparki roheenergia, niikuinii tulevad. Aga kui need on Türil peaks olema 7, vaadates ja mannes need 7 tuulikuparki meie väiksele vallale kaardi peale, siis terve vald on terve 1 tuulikupark, ütleks mina. Ja tõesti see analüüs nii riigi poolt kui ka, no riikes ei huvitagi, aga ka valdade poolt, et mis toimub Põhja-Sakala või Kose või Rapla, me ei suhte nii palju, et me teaks, mis maal nende planeeringud on meie planeeringud. Ja kui tõesti meie inimeste kodud on seal vahel ja sul on 3 silmakaares või 4 silmakaares on tuulikupargid tekivad, siis mõjud ja resonantsid sinna nagu hakkavad mõjuma. Seda me ütlesid ja Jane tõstab selle kätt, ma arvan, et ta vist asub seal sellises piirkonnas. Me uurime. Omavalitsused ei tee omavahel koostööd, nad ei ole infoväljas, et kes kus maal oma planeeringutega on, siis ma võin öelda, et Järva vald väga tahaks teha teistega koostööd, et kas või Järvamaal võtke ennast kokku ja tehke koostööd. Ja ma ütlen veel, et kes vaatas viimast volikogu, siis mina olin see naisterahvas plakatiga, keda alguses kõik volinikud vaatasid kahtlustavalt, et mis ta seal teeb ja miks ta seal vaikides oma plakatiga on, siis volikogu lõpuks ma sain kinnituse, et väga paljud ei taha inimeste tervise üle otsustada ja nad ei taha võtta endale seda õigust, et ma nüüd ütlen jah tuulikule ilma tagataustu teadmata, eriti oli see kõvahäälne ütleja Aili ja meid mõlemaid mõnitas Jaanus Marrandi. Kes ei osalenud täna siin pidas mulle 10 minutit monoloogi, miks ta ei tule emotsionaalsele rahva ette. Ja et meie oleme üles köetud kampukuusid, nii et mina kavatsen nüüd jälle neljapäeval minna volikokku, teen natukene säravama plakati, mis paistab selle heleda seina pealt paremini välja ja et kavatsen näidata oma meelsust sellepärast, et me ei saa lasta
no selles kohast ma natuke nagu rahustaks ka inimesi maha, et no inimestele palju tundub, et rongid on juba läinud. Tegelikult ei ole. Kuigi ka need samad 3 planeeringud, mis meil on käimas, eriplaneeringud, mis on käimas, need on natuke jäänud oma planeeringute ja mõjufaasis ajast maha, et neil on keskkonna hindamised ja kõik muud on praegu tegemised. Tegelikult pidi olema jaanuar, veebruar, märts juba avalikud kohtumised ja väljapanekud ja kohtumised ka rahvaga uuesti. Aga ma arvan, et need tulevad alles suve jooksul, kui me üldse sinna jõuame. Et ka siis saab inimesed loomulikult tulge kokku ja avadagi ka arvamust, kui me ei ole juhuslikult selleks ajaks nendel juba pidurid peale tõmmanud. Ja keskkonnamõjude hindamise kohta võin oma kogemusest öelda. Kirjutan igapäevaselt tööstusettevõtetele projekte ja tööstusettevõte peab tõendama, et tema CO2 jalajälg ei suurene, kui ta soetab mingi uue seadme või siis vahetab välja tarkvara või mis iganes. Ja selleks nad peavad jälgima Eesti 2035 strateegiat ja neil on kohustus võtta, õigemini oli nüüd jaanuari lõpuseisuga enam ei ole, oli kohustus võtta keskkonnaalane hindamine eksperdi poolt. Ja see hindamine on niimoodi, et saadetakse küsimused, vastatakse ära, aga nagu selle tõesuse kontrolli ei tee mitte keegi. Et mina natukene olen skeptiline nende keskkonnamõjude hindamise osas, sest ma vaatan RMK metsade raiumist oma kodukohas. Meeletu, seal elavad metsised, mitte kedagi ei huvita. Mitte kedagi ei huvita. Täna tulin siia, tulid ka suured autodele. Praegu sõidavad meie külas suured autod, sest RMK ehitab oma metsateesid tunne nagu elaks Tallinna. Kusjuures see on hästi kummaline, et see tehaksegi see uus tee läbi juba Rabade. Jah, talvel ehitavad teed täpselt ümber. Seal võib olla pikemaid plaane taga, nagu ikka. No, minu mure nagu sellega ongi, et isegi siis, kui meie siin kohalikus omavalitsuses saame pidurit tõmmata ja saame panna mõned asjad seisma, peatada või läbi kaaluda või muuta üldplaneeringut, et algatada need uuesti, aga teises mastaabis, et näiteks, et meil Türi vallas on tuulikud, need on kindlad alad, me oleme need ise välja valinud, meie siin, mitte riik, ja pannud, et nende maksimumkõrgus on näiteks 150 meetrit, mitte ja rohkem. Siis tegelikkuses on see, et riik tahab täita ikkagi oma neid seatud eesmärke 2030 või 35 ja ta tuleb, teeb meile Rail Balticat ja ütleb, et kuule, sorry, te võisite nii arvata, aga meie tuleme siit ja paneme nüüd eriplaneeringuga siia ikkagi tuuliku peale kõik püsti. Päris nii lihtsalt tegelikult käib. Ma tahtsin ka kindlasti, selles suhtes need kindlasti. Kes on riik, ma küsin? Rahvas on riik. Kui tohib lisada, siis ma ütleksin ka, et kui nii kaua, kuni ühtegi planeeringut ei ole volikogu poolt kehtestatud, siis tegelikult ei saa ühtegi tuulikut Türi valda tulla sellisel kujul. Ja vastutustundlik juhtimine eeldab seda, et kaalutakse kõiki huvisid, ka neid, mis on väljendatud täna siin saalis. Ja ma arvan, et Türi valla juhid on vastutustundlikud ja suudavad kaaluda erinevaid huvisid. Ja mis puudutab riigipoliitikat, siis ega me tegelikult ei tea, kas see muutub ja millises suunas see muutub, aga lihtsalt spekulatsioon, et kui me vaatame, siin oli ennist ka juttu sellest, mis nagu Euroopas toimub, siis ma arvan, et Saksamaal kindlasti peatatakse see tuumajaamade kinnipanemine ja kogu see muu pull, et saadakse aru, et kui Euroopa, kes on 0,8% sellest CO2 heitest, saab aru, et kui ta nii jätkab oma tööstuse ja energiatootmisega, siis ta jääb kogu muust maailmast lihtsalt nii hullult maha, et meie elukvaliteet siin hakkab selliselt langema, et ükski vaba rahvas ei saa seda pidada vastuvõetavaks. Saab, aga mul on omaette mõte, et miks me siiamaani ei ole alustanud uued lehed, et ma olen kaua aega mõelnud, et lihtsalt kogu aeg on näiteks seesama, et kandideerin uuesti, aga mina näen seda, et ammu on aeg juba uued lehed alustada, et ütleme nii, et me võime ka kõrvale ju teha platvormid, aga kui seda ei aktsepteerita, et suurem üldsus ei aktsepteeri seda, et siis see kandideerimisel sinna süsteemi mina ei näe nagu sisendi andmisel enam üldse mingit mõtet.
see ei ole, no minu seisukohalt on see niimoodi. Seda on hästi kahju kuulda ja ma lihtsalt ütlen, kuna ilmselgelt me oleme siin, esindame ka oma Suloga meid ühendav Koduvald Türi, et kui me selle nii-öelda lõime, siis meil oli nagu väga selgelt see, et me arutame läbi, mida me tahame siin, kuna me tõesti plaanime siin oma lapsed suureks kasvatada ja Värikate ülikooli veel minna Suloga käsikäes, et siis meil on niimoodi, et see meid morjendabki. Ja näiteks Koduvald, ma lihtsalt räägin sellest, mida mina tean, et Koduvald Türi teeb praegu oma nii-öelda uusi algatusi. Me proovime kogu aeg leida midagi, mida saaks paremaks teha, ja kus ka kokkuhoiukohad on seal ühed kohad, kus tuleb nii-öelda arutada aga üks joon on meil läbivalt olnud, et muidugi mitte keegi ei saa midagi lubada, kui tal raha ei ole ja me oleme proovinud alati hoida seda joont, et mida me saame reaalselt ära teha. Et võib-olla vaatategi seda, et kas need, kes midagi lubavad, reaalselt saavad ka selle ära teha või kas nad saavad ise seda ära teha, et meie teeme vähemalt realistlikke plaane, arvestades seda riigi kas tasandusfondi või üldse oma eelarvet, et ega ta on selline huvitav aeg poliitikas, et ma ei ole küll olnud vist masu ajal tulin ja ma ei ole kunagi olnud nagu sellises, ma ei tea, poliitilises voolus, kus on nagu raha räigelt ja teeme, mida tahame. Kogu aeg on üks kärpekomisjon ja krokodillikomisjon ja pannakse kinni raamatukogusid ja et lihtsalt suurema hea nimel, et mingi suurem raamatukogu saaks elada näiteks või rahatrükk ja kahju, et nad meile ei trüki Türi raha, aga lihtsalt selline, et ärme ära unusta, meil oli vabariigi aastapäeva kõned ja iga kivi juures, kus vähegi meenutati seda, et kurat, ega selle pärast, vabadust seda ei peetud, et me siin mingit soga ajaks, on ju. Et see on meie riik ja see on ajendatud hirmust. See on ajendatud natukene hirmust. Ja minul ongi hirmus. Mul on vahepeal hirmus, aga ma lähen koju, mõtlen, et istud seal 6 tundi volikogus ja raiud oma asja ja mina ei ole ajendatud hirmust. Selles on see mõte. Ma täpsustan, et ma ei ütle, et ma olen ajendatud hirmust. Ma lihtsalt ütlen, et kui sa otsid inimeste jutu taga, kas seal on kasu või hirm, siis sa hakkad mõistma inimeste käitumist. Ja ma ei ole vist väga rikas, ma võiks mõelda natuke, eks ju, äriliselt, et kasum ei ole ju paha, eks ju, kui meil raha on. Aga kui ma vaatan just, et näiteks nende argumendid nagu on meie riigis tugevamad, kellel on nagu rahaline kasu suurem, eks ju. Et kui ma küsingi näiteks, aga mis minu kasu on, et tuues, ma ei tea, et võin faktidega minna puusse, ma mäletan neid Vindri pakkumisi, aga põhimõtteliselt umbes, et kui te lasete meil selle tuulepargi sinna Joavere teha, siis omavalitsus hakkab saama näiteks aastas 460 000 eurot oli vist mingi pakkumine. Ma mõtlesin, et pagan, et Elar Niglas kirjutab meil mingis projektis selle raha nagu ka välja, et sellepärast me küll ennast ära ei müü, eks ju. Et huvitav siuke hõbe seeglite eest on ju, nagu peaks müüma ennast. Mul oli pigem teine ja jällegi hirm, et need, kelle maadel on need alad, kuhu tahetakse nii-öelda siis neid tuuleparke rajada, et need inimesed murduvad selle raha ees. Mul oli pigem see hirm, et nad müüvad ära ennast, sest nad mõtlevad, et okei, ma olen veel töötu ja ma saan näiteks, ma ei tea, palju seal lubati, 50 000 oli mingi müstiline number, siis öeldi, et 5000 aastas ja et Raplas oli 10 000. Ja ma küsingi, et äkki need inimesed murduvad ja millest me ei räägi, aga kes volikogu ülekandeid vaatasid, siis seal taga oli üks põnev mäng ja me oleme ka natuke nagu selles mängus sees, et tahaks olla kõrvaltvaatajaga, olime sees, et see sama Vindri näide on ju. Et millega nad tulid meile volikogusse, et kuulge, kutid, et tehke siuke otsus, et selle 2 kilomeetri pealt paneme kilomeetri peale. Muidu meie vaene eraettevõtte peame hakkama 109 inimest läbi käima ja nende nõusolekuid võtma. Me teame ju, keegi nõus ei ole, kallis volikogu, tehke see otsus ära, on ju. Ja siis meil on nagu lihtsam, me nagu, et on otsilolli, ja läks meie vastuskiri, kuskilt lekkis, nii-öelda, et meie plaanis oli see kindel ei sinna öelda, et oma ettepanekuga võite sõita sirtsu sohu. Ja siis võttis Vindri oma ettepaneku tagasi enne volikogu päevakene, on ju. Ja toredaid kirju oleme saanud, et see on tegelikult see osa küll räpane, jah. Et nagu sa pead ütlema, et kõik, ärge kirjutage neid kirju, ärge mõjutage. Ja ma põnevusega need kohalikud omavalitsuse valimised saavad olema, et ma usun küll, et kuna nii suured rahad on mängus, et siin hakatakse
määrima. Et vaadake hoolega. Mul on vallavanemale üks küsimus praegu korraks. Siin oli, et 3 parki tulevad homme arutusele, on ju? Ei tule neljapäeval ka. Praegu me arutame sedasama MTÜ Elurikas Türi pöördumist ja sedasama teksti siin. Ja teksti ma allkirjadega palusin, et las tulla 2 kuu pärast, et saaks rohkem allkirja koguda. Praegusel hetkel need riigi poolt on 3 planeeringut, eriplaneeringut oksjonitel saanud pakkumise. Ja millised need on? Need on 3 ainult? Türi vallast oli 4, oli 3. Või 4 või? 4, järelikult veel rohkem. Nemad nüüd pöörduvad valla poole, need samad arendajad, ehk siis paluvad nõusolekut eriplaneering algatada ja mille jaoks, selle jaoks, et sinna tuuleparki teha. Ja need on nüüd ka 2 valla vahelised ju? Jah, need 4 on kõik valdade vahelised. Ja ikkagi, nagu ma jutust aru sain, te ei tea, mis kõrvavaldades toimub, on ju? Kõikide planeeringud ei tea, jah. 4 KOV-i lausa ja 1 teine maakond. Jah, Kosega oleme olnud suhtluses ja Põhjaga tuleb ka Põhja-Sakala kõrvalt. Nii meil hakkab juba Sõrmust lisanda kõige pikem film ka läbi saama, et hakkame vaikselt seda joont ära tõmbama. Ma ütlen ühe kommentaari ise selle osas on see, et me olemegi muutuste ajastul, kus peab hakkama ka leidlikumalt koostööd tegema. Et selles on, et alati vaadata KOV-i poole, et tehke see probleem ära, et siis tuleb hoopis rahvaga vastu tulla ja mitte siis vastanduda, et KOV ei saa hakkama, vaid hoopis leidma koostöövõimalusi. Ja see üritus on ka tegelikult niimoodi loodud, et see on koostöös. Ja see avalik arutelu, see on rahvas, MTÜ-d, KOV on ju, et see ongi uus viis, kuidas tegelikult hallata ja luua sellist avalikku ala. Ja järgmine üritus tuleb 6 aja pärast, kus me ka tegelikult tahame hakata kaasama üha rohkem ka meie naabervaldasid, on ju. Et sest üks ongi see, et me loome oma sükse iseseisva kohaliku nägemuse energeetikast, aga samas seda arvestama meie naabritega, tegema nendega koostööd, arvestama ka riigiga, et igatahes me tahame kaasata naabrid. Aga jah, et järgmine kuu, 25. märts me teeme järgmise ürituse, mis juba tegelikult päris hästi loob see üritus, meil on juba seal inimesi kirjas ja soovime siis juba ka mingisuguse mõistliku tervikpildi nagu presenteerida, vähemalt sisendi formaadis, et mis see siis võiks üldse, milline ta võiks välja näha. Tahad ka näha? Ja olin täna seal kaamera taga mitu korda katkes otseülekanne, kuid meid jälgis sealt vist vahepeal 15-16 inimest niimoodi püsivalt ja see salvestis jääb, eelmine salvestis jõudis 1000-teni, juba mõned kommenteerisid, et on väga hea vestlus olnud, nii et ma tänan teid ja ma tänan kõiki üksikesinejaid ka, kes täna tulid ja tegid väga-väga hea ettekande, mis tegelikult on ja saab olla sisendiks meie omavalitsuse liikmetele, sest meil on vallas eksperdid, inimesed, kes oskavad mõelda ja meie MTÜ Elurikas Türis näeme, et meil ei ole mitte mingi probleem kaasata eksperte, teadlasi, füüsikuid, keda meil vaja on, et töötada kohalik energeetikaplaan nii Eestist kui välismaalt. Kokkuvõttes on meil Elurikas Türis plaan rahastust kaasata ka välismaalt, sest me ei ole piiratud sellega, mida riik ette näeb siis. Ja tõesti, meil on plaanis, loodame, et see läheb nii, Kultuurimaja teeb koostööd, rännata nende sündmustega sügiseste valimisteni ja temaatikad muutuvad vastavalt sellele, mis riigis tuulikute teemaga muutub. Järgmiseks korraks on jah, nagu Eerik mainis, juba sisu olemas, aga ühe viimase mõtte, mis mul pidevalt kõrvu jäi, ikkagi on see hirm ja see teine väljend siis kasu. Ja ma ütlen, ja ma arvan, et ma ütlen seda väga paljude eest, mitte ainult täna siin saalis, vaid üle Eesti rohujuure tasand. See, kuidas rohujuure tasand sel aastal 2025 jaanuarist pole eales midagi sellist näinud Eestis. Üle Eesti liigub suur jõud väga kiire hooga ja selleks on rahvas. Ja mina ei tea, mis siit saama hakkab, aga väga põnev on seda mängu jälgida, sest hirmu ja kasu, mul see üldse ei jää meelde, kõrval on üks oluline asi, mis on armastuse taga, on südametunnistus ja õiglustunne. Ja ma väga tahaks Ailiga rääkida, et mis on sinu südametunnistuse teemad ja õigluse soov, aga täna me vist peame lõpetama, saame seda arutelu jätkata, sest siin on jah, üks hästi oluline asi veel. Meid ei kannusta hirm ega kasu. Me teeme vabatahtlikult MTÜ Elurikas Türi, sest me näeme, et on vaja siia maailma mingit uut jõudu. Aitäh kõigile tulemast. Ja siin istuvad ka vabatahtlikult.